Vaatame nüüd siis tuliõbuse aastal aktiveeruvad siis lõuna ehk tulekolmnurka, kui kuuluvad siis hobune, tiiger ja koer ning selle mõju siis seale. Ja kiire tempo tegelikult häirib rahulikku ja naudingut otsivat siga. Tal tundub, et see on liiga palju ja see aastakad nõuab tema käest sellist küpset mõtlemist, küpset otsustamist ja selget rääkimist ja ka selgust iseendast ja selgust ka see, kuhu ma tahan minna. Et see ei ole väga alati nii lihtne. Nii et ta tunneb nagu mingit nagu survet enda peale, et jumal, kui palju asju ma nüüd tegema, olema korralik, ma ei saagi mõnuda, ma pean kogu aeg liikuma, ma ei saa nagu siis seisma jääda. Õpi eristama, mis on kaastunne ja mis on ohverdamine. Et kas on vaja muudkui olla teiste jaoks, äkki või on kaasatunda väga hea. Mul on empaatiavõime, ma tunnen kaasa tema olukorrale, ma mõistan, ma saan temaga rääkida, see on selline teema. Aga mitte, et ma ohverdan iseennast mingi teise protsessi või kellegi teise jaoks. Ma räägin, ütlen uuesti, pange tähele, teid võidakse ära kasutada. See energia on täiesti sel aastal olemas. Nii et kui sa saad aru, kes on see inimene, see võib olla või mis on sinu situatsioon, võib olla päris vabastav, võib olla ka valus, see võib olla päris mõnus ja päris vabastav tunne. Nii et õpi ütlema ei, kui peab ütlema ei. Ja ütle jaa, kui peab ütlema jaa. Ära tee iseenda vastu käivad otsuseid. Jah, see pole ebamugav. Sa pead asju ümber hindama, sa pead suhted ümber hindama, sa pead protsesse ümber hindama, kui tuleb seda teha. Kui tunneb, midagi on valesti, siis tuleb seda hinnata ümber, mitte jätta, küll ma kunagi seda teen. Hobul on nii kiire, paneb see väga kiiresti veerema ja saa enam pidama. Nii et selleks, et siis selle aastal ennast hästi tunda, mida siis panna tähele? Ükskõik on see, ükskõik kui niimoodi heatahtlikult sinusse suhtutakse või käitutakse, sellegi poolest pane tähele, kas see on näitemäng, kas sinult tahetakse midagi saada või sinult oodatakse midagi vastu. Mõtle selle, kas see on tõesti inimeste poolt heatahtlikkus pelgalt või on see, et on harjunud sinu kaudu oma asju ajama või oma eesmärke saavutama. See on väga oluline tähelepanek, märgata asju. Sea selged piirid. Et see on see, et kui palju ma ennast kulutan teiste jaoks, kui palju iseenda jaoks, kui palju ma teen mingit naudinguid, kui palju ma teen tööd, kui palju mille ma ütlen ei ja mille ma ütlen jaa. Nii et pange endale piirid paika, see on aasta palju lihtsam. Kui mingi asi hakkab nagu minema nässu allapoole veerema, pange see seisma, vaadake üle, kui vaja loobuge sellest, aga ärge laske vaba jooksu. Siis hakkab ta kogu see kivi hakkab enne suurenema ja lõpuks on ta väga suur jama meie seljakotis. Seda pole vaja meile. See aasta tegelikult, ta ei ole halb aasta, ta natuke raputab siga. See on väga hea, et ta raputab meid, õpetab eristama head ja halva, eristama siis seda empaatiavõimet ja siis seda ohverdamise energiat on ju, paneb eneseväärtuse, tõstab esiplaanile, mis on väga tähtis ju, et edasi minna. Nii et ka samas oled jätkuvalt heasüdamlik, rõõmus ja pakud oma tõelistele sõpradele väga mõnusat äraolemist. Ja mis veel paremat tahta.